Tere, kallid vaatajad! Mul on hea meel teid tervitada siit TV7 stuudiost. Minu nimi on Hanna-Kerli Kippel ja käimas on saade Miks Iisrael? Täna meil on tõesti üks erakordne võimalus olla otseühenduses Iisraeli Jeruusalemmaga. Kindlasti mõned vaatajad on kursis, et 28. veebruaril alustas Iisrael Ameerika Ühendriikide toega ennetava löögiga Iraani vastu ja sellele on järgnenud täiemahuline sõda. Mul on ees õigus täna siin stuudios tervitada Jeruusalemma palvus hommikusöögi direktorit Albert Vekslerit. Albert, shalom! Shalom! Väga hea meel näha. Albert, kuidas sinu hommik on alanud? Kuidas hetkel olukord Iisraelis on? Täna hommik oli natuke rahulikum kui eelnevad hommikuid. Muidu on meil olnud püha selline sireenidega toimiv äratus, et see ei ole kõige meeldivam. Aga üldiselt, kui mõelda sellele, mis on juhtunud viimase 3 päeva jooksul, on tegelikult see ikkagi väga suur ime, sest kes oleks võinud arvata, et Ajatollah Khamenei ja tema 40 liidrit, kindralit, kes ähvardasid ju Iisraeli ja Ameerikat surmaga iga päev ja kes mitte ainult ei ähvardanud, see ei ole nende retoorika, vaid kes olid väga selge ja nagu kindla otsusega ka seda ellu viimas, mida me nägime nii eelmise kui üle-eelmise aasta sündmustega, kus Iraan siis sisemuselt alustas Iisraeli ründamist aprillis 2024, jätkas oktoobris ja siis see viis meid siis 25. aasta 12-päevase sõja juurde. Et nende ideoloogiline, nende selline religioosne soov Iisraeli hävitada on osa nende maailmavaatest, see on osa nende lõpuaegade teoloogiast ja kui sa nüüd vaatad sellele, et neid enam ei ole, seda ähvardust enam ei ole nende isikute näol, siis on tegemist ikka suure Puurimi imega. Albert, kas sa saaksid veidi isegi veel rohkem avada seda, kes nii-öelda Iraan vaenlasena on Iisraelile, kes ta maailmale on olnud, et ma usun, et paljud televaatajad Eestis ei tea seda, et kuuldakse uudiseid sellest, et jah, algas Iisraelil üks sõda, keegi ründas kedagi, aga me ju teame, et tegelikult Iraani teod ja see kurjus on olnud ääretult suur Iisraeli vastu, maailma vastu, oma enda elanikonna vastu. Tõepoolest, Iraan on võib-olla ainukene riik maailmas, mis on juhitud siis islami mullade, ajatollade poolt. On ju teisigi riike, mis on nagu nime poolest islamiriigid, aga seda, et sul oleks teokraatlik võim, seda ei ole teistes riikides. Ja kui nad 47 aastat tagasi tegid oma revolutsiooni, mille läbi nad siis kukutasid Shahi režiimi ja senise suhteliselt vaba Iraani ühiskonna allutasid väga ränga sellise diktaatorliku ja terroristliku nii-öelda režiimi alla. Iraanil on olnud kogu aeg see vajadus, ja mitte ainult vajadus, see on nende väga selgesti väljendatud siht levitada sarnast islamirevolutsiooni ülemaailmselt, nii nagu kommunismil ja kommunistlikul Venemaal oli see siht levitada kommunistlikku revolutsiooni ülemaailmselt, nii on islamirevolutsiooni siht olnud siis seda Shia tüüpi islami levitada ülemaailmselt ja see on tegelikult väljendunud selles, et nad on endale loonud nõndanimetatud proxy armeed, aga mitte ainult need nii-öelda oma käepikendused, mis neil olid siis Liibanonis, siiamaani on Liibanonis ja Süürias ja Jeemenis ja paljudes teistes maades. Nad on levitanud oma terrorivõrgustiku Lõuna-Ameerikasse, neil on nõndanimetatud uinunud siis rakukesed ülemaailmselt tegelikult paigas ja see kõlab võib-olla arusaamatult Eesti inimesele, aga see on üks selline teokraatlikult juhitud riik, mis on terrorit toetanud, kõige suurem terrorisponsor
viimaste aastakümnete jooksul ülemaailmselt ja nii nagu peaminister Netanyahu hiljuti oma intervjuus ütles, et kui see oht, see terrori mahitamine Lähis-Idas ära lõppeks, oleks meil tegemist ühe teistsuguse regiooniga ja hoopis teistsuguse olukorraga. Nii et võib-olla lühidalt kokkuvõttes kõigile neile, kes arvavad, et tegemist on mingisuguse väga ränga rahvusvahelise õiguse rikkumisega, kui Iraani rünnati, siis ma pean ütlema seda, et see ei ole nii, see ei ole täpselt nii, sellepärast et Iraan on olnud agressiivne ja Iraan on rünnanud Iisraeli enne ja on rünnanud Ameerika Ühendriike ennem ja nüüd, kui see rünnak tegelikult 28. veebruaril algas, siis Iraan ka tegelikult paljastas oma palge sellega, et hakkas ründama justkui valimatult kõiki enda naabreid, nii Omani, kes nende läbirääkimisi juhtisid Ameerika Ühendriikidega, kui Saudi Araabia on saanud väga tugevaid lööke, kui Ühendemiraadid on saanud väga tugevaid raketilööke, kui Bahrein, ühesõnaga Katar, kõik need riigid, kes on tegelikult siis Iraani lähiümbruses, on saanud väga suurte raketirünnakute läbi suht raskeid kahjustusi. Ainukene riik tegelikult, kes on olnud selle jaoks valmis, on Iisrael, sellepärast et me oleme kahjuks olude sunnil pidanud ennast valmistama sarnasteks stsenaariumiteks ja tõepoolest oleme ka valmis selleks. Me oleme kuude kaupa jälginud seda tegelikult, kuidas nii-öelda Ameerika väed viiakse Lähis-Ida piirkonda sisse. Iisrael on ka pikalt rääkinud sellest, et Iraani tuleb rünnata, et nende tuuma- ja raketivõimekusi tuleb hävitada. Aga miks just nüüd? Mis oli nii-öelda see võimalus või see uks, mis lahti läks, et just 28. veebruaril see rünnak toimus? Väga hea küsimus, Hanna-Kerli. Ma arvan, et siin on väga palju selliseid geopoliitilisi, strateegilisi aknaid, mis korraga äkki lahti lähevad. Ma ütleksin seda, et tegelikult alates 12 päeva sõjast eelmisel aastal jäi väga palju lõpetamata ja Ameerikal oli vaja sellest sõjast kiiresti välja tulla, ka Iisraelil pärast 2 aastat väga kurnavat sõda tegelikult Gazas ja Liibanonis, eks ole, ei olnud meil väga kaua võimalik seda sõda pidada. Ütlen nii, et meie reservväed ja Iisraeli armee on ju 75% tuginemas reservvägedele, olid väga ära kurnatud ja tegelikult ega see sõda ei ole kerge. Ja alati on ka sõjas ohvreid. Ja isegi kui sul on maailma kõige parem raketikaitse, siis ta ei ole kunagi hermeetiline. Ja ma ütleksin niimoodi, et Iraanile anti võimalus oma käitumist muuta pärast seda 12 päeva sõda. Kui nad ei teinud seda, nii nagu president Trump ütles, nad ei õppinud oma nii-öelda õppetunde, nad hakkasid kiiresti uuesti oma tuumaprogrammi ja samuti siis ballistiliste rakettide programmi taas üles ehitama. Nüüd tõepoolest ongi selles, nagu sa enne mainisid, nende tuumavõimekuses. Tähendab, kui Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid olid nõnda nimetatud külmas sõjas tuuma nagu sellises nagu vastasseisus, siis kumbki pool teadis, et tegemist on vastastikuse hävitamise nagu see oli nõnda nimetatud MAD, eks ole, Mutually Assured Destruction, nagu, et see oli vastastikune hävitus, mis juhtub, kui tuumarelva kasutatakse. Ja kumbki pool oli ratsionaalne selles, mida nad nagu otsustasid ja tegid. Iraani puhul ei ole tegemist ratsionaalse tegijaga. Nemad on religioosselt häälestatud ja nende teoloogia järgi neil on tarvis luua kaos. Tähendab, nende nii-öelda lõpuaegade stsenaarium näeb välja nii, et on vaja luua kaos ja siis tuleb Mahdi, nende messias, kes siis päästab selle maailma. Ja tähendab, kui sul on sellist laadi nagu poliitiline jõud sinu vastas, kes siis omandab ka tuumavõimekuse, siis muutuvad äkki mängureeglid täielikult ja Iraan isegi hooples nendel viimastel läbirääkimistel, et neil on
võime luua 11 tuumapommi, neil on juba nii palju rikastatud, kõrge rikastatud uraani, mille nad suutsid ära peita siis 12-päevase sõja jooksul. Ja ma arvan, et sa pead, eks ole, mõistma Ameerika Ühendriikide valimistsüklit ja kõiki neid sündmusi, mis aset leiavad. Ma arvan, et Ameerika Ühendriikide kannatlikkusele pandi piir, et nad said aru, et Iraan ei võta tõsiselt seda, et Ameerika ei luba neil tuumariigiks saada. Ja niipea kui nähti seda, et astutakse taas samme selle jaoks, et neid Natanzi ja Isfahani tuumarajatisi üles ehitada uuesti, et siis saadi aru, et nüüd tuleb nad tuua kas läbirääkimiste laua taha, aga et need läbirääkimised siis omaksid kaalu, siis oli vaja ka tuua Ameerika Ühendriikide sõjaline kontingent siis Lähis-Idasse, mida nad ka tegid. Ja mida peab ütlema president Trumpi kiituseks on see, et ta on mees, kes kui ta midagi lubab, siis ta seda ka teeb. Meie jaoks oli see väga selgesti näha, kui me olime Jeruusalemma palvusommikusöögil tema residentsis Mar-a-Lagos jaanuaris. Ja see oli midagi sellist, mida mitte ükski inimene ei saa orkestreerida. Tähendab, iga kord, kui me tuleme ju kokku ja toome siis juudi kogukonna ja kristliku kogukonna kokku ja palvetame Iisraeli rahu eest, juhtub väga huvitavaid asju. Aga seekord oli see niivõrd selge, et Iraan tõusis äkitselt nagu mitte ainult meie, vaid kõikide tähelepanu keskpunkti ja me teadsime, et midagi käivitus, midagi pandi tööle nende palvete tõttu, mida me seal Mar-a-Lagos siis kogesime ja see oli nagu otse kui mingisugust laadi ahelreaktsioon, mis on siis tänase päeva sündmustele viinud. Loomulikult ei võtame mingit kreditit selle eest endale, et meie seda tegime, aga me lihtsalt võime nagu näha seda sündmuste ahelat ja iseenesest on see põnev. Aga tõepoolest, miks just praegu, miks just 28. veebruar võib-olla oli ilmatingimused just õiged selle jaoks. Nii et seal on väga palju asju, mis tegelikult juhivad sõjaväelisi struktuure otsustama, et nüüd on õige aeg. Ma tahaksin küsida ka selle kohta, et Iraani sees on toimunud ka väga, ütleks, erakordsed sündmused nende protestide näol või see ka laine, mis on režiimi vastu tulnud Iraani seest, on ka vist pretsedenditu. Kuidas sa hindad täna, tähendab, kui mina vaatan, mul on mõned tuttavad, kes on iraanlased ja üldse, kui sa vaatad sotsiaalmeedias nende reaktsiooni, Iraani suur osa rahvast on hõiskavad selle rünnaku üle, et keegi andis sellele režiimile löögi. Kuidas sina näed seda? Kas on võimalust muutuseks Iraani sees? Ma kirjutasin artikli just vahetult enne selle sõja algust, kus ma siis ütlesin või kirjutasin selle nagu pealkirjaks oli, et oodates Puurimi imet. Ja ma kõrvutasin natukene neid ajaloolisi sündmusi, mis 2500 aastat tagasi olid siis Pärsias ja vaadates nagu tänaste sündmuste peale. Ja kõigepealt seda, et loomulikult me oleme näinud neid demonstratsioonide laineid, mis on toimunud siis Iraanis läbi aastate. Ja need on olnud sageli provotseeritud väga lihtsatest asjadest, aga ühelt poolt need on olnud need tingimused, milles on Iraani rahvas pidanud elama. See on selline väga jäik religioosne kontroll, mismoodi sinul peab olema pearätik peas. Kui sa seda ei kanna nii, nagu sind kästakse, siis sind võib avalikult peksta, nii nagu islam muidugi seda lubab. Ja see on tegelikult põhjustanud seda, et väga suur osa Iraani elanikkonnast, eriti noortest inimestest, on siis korraldanud neid demonstratsioone ja neid vastuhakkamisi, mis on täiesti enesestmõistetav ja loomulik, aga nad on ka väga-väga julged seda tehes. Ja nagu me nägime nüüd nende viimaste demonstratsioonide lainete läbi, nad algasid ju, eks ole, 30. detsembril minu mäletamist mööda. Ja ma kirjutasin oma artiklis just selle mõtte, et ajalugu kordub, aga ta ei kordu selles mõttes identselt, et kui Ester oli keegi, kes oli kuningakojas peidus, siis tänased Estrid on need, kes on seal tänaval
kes nõuavad oma õigusi, aga Puurimi õppetund on meil just selles, et see lunastus ja see vabadus ei tule mitte ilmtingimata armeede võitudest, vaid nende inimeste julgusest, ootamatust julgusest, sest et mida meil on tegelikult Iraanis täna vaja, on seda, et kerkiks üles üks väga julge, väga selgesti mõtlev seltskond, kes on võimeline seda võimu enesele haarama ja seda ka kandma. Ja tegelikult siin ongi see dilemma, milles me seda Puurimi imet ootame, et Iraanis selline seltskond, kes oleks tegelikult võimekas seda riiki juhtima, kerkiks. Nüüd mul oli au kokku saada kroonprints Reza Pahlaviga, kes oleks pidanud olema meie üks peakõnelejatest Mar-a-Lagos, aga kahjuks ta kutsuti Valgesse Majja kõnelustesse just samaks ajaks, kui ta pidi kõnelema meie palvushommikusöögil. Aga samas oli mul see võimalus temaga istuda, me olime üks tund aega Miamis ja kuulda tema seisukohti ja tema vaateid nagu paremini mõista. Ja tegemist on tõesti väga avatud ja väga sooja inimesega, kes oma rahvast väga armastab, kes oli valmis minema juba siis Iraani, isegi kui see oleks maksnud talle tema eluhinna. Aga tähendab, sellised nagu olukorrad ühiskonnas, eks me nägime seda ka ju, kui Nõukogude Liit lagunes, ega keegi ju ei teadnud, kuidas ja millised peavad ja saavad olema need ühiskondlikud jõud, kes hakkavad, ütleme siis, vaba Eestit edasi juhtima. Ja need on sarnased protsessid, mida on väga raske juhtida kaugelt. Need on protsessid, mida sul on võimatu mõnes mõttes isegi ette näha. Eks ole, kui sa vaatad sellele, kas näiteks Pahlavi ja tema toetuskond võiks olla need, siis tõepoolest sellel on üks võimalus, aga on ka inimesi, kes on endise šahi režiimi vastu ja kes ei taha näha teda nii-öelda valitsemas. Nii et ma arvan, et mis on kõige olulisem palve tänasel päeval on just see, et see kuri islami radikaalne režiim annaks alla, kukuks kokku. Ma tean, et nende teoloogia ei luba neil seda teha, aga teiselt poolt kuskilt peab midagi ärkama ka nende sees. Ja teiselt poolt, et Jumal lubaks kerkida sellisel jõul, mis oleks võimeline Iraani juhtima ja Iraani edasi viima teistsuguse tuleviku juurde. Sellepärast, et kui sa ka ajalugu õpid ja uurid, siis mitte iga revolutsioon ja iga võimu kukutamine ei too paremat võimu. Prantsuse revolutsioon, eks ole, mis tõi hullema terrori ja verevalamise, kui keegi oleks võinud seda arvata. Kõige hullem õppetund selle koha pealt. Nii et me kindlasti tahame näha seda, et Iraanist tuleksid võimule sellised inimesed, kes on võimelised Iraani juhtima sellisel moel, et vabadus ja demokraatlikud normid saaksid õigesti ellu rakendatud. Et see on muidugi, ma arvan, kõige suurem soov, aga nagu karta ja mõelda seda, et keegi nagu väljaspool Iraani siin rikub rahvusvahelist õigust, ma arvan, peab enesele selgeks tegema selle, et kui üks režiim on võimeline tapma 30 000 inimest, see nüüd on numbrid, mida president Trump on öelnud, teised on rääkinud veel suurematest numbritest, lihtsalt nagu kõige jõhkramal moel, lihtsalt tulistades rahva hulka selline režiim, kes tahab jõu ja sellise toore jõu varal püsida võimul, ei ole väärt, ei ole õigustatud, ei ole mitte mingil moel legitiimne jätkama ja sellepärast ma olen ka tänulik selle eest, et ka Euroopa Liidu juhid on öelnud, et režiimi vahetus peab aset leidma, aga Euroopa Liit peab ka tegema rohkem, kui ainult ütlema asju. Et selles mõttes ma arvan, on väga oluline täna toetada kõiki neid jõudusid Iraanis, kes vabaduse eest seisavad ja kes uue Iraani siis esile toovad.
Ja seda on olnud hea meel ka siit poolt näha tegelikult, et ka Eesti välisminister ja ütleme, erinevad juhid on selgesti öelnud välja oma toetuse Iisraeli rünnakule ja nii-öelda võtnud selle seisukoha Iraani režiimi vastu kõige selle valgel, mida sa just kirjeldasid. Ma küsiks võib-olla sellise küsimuse ka veel, et mis kindlasti Eesti inimeste mõtetes on, et kas sa tajud ohtu, et see sõda võiks eskaleeruda millekski nagu suuremaks, kui siis ütleme see piirkondlik konflikt? Ma arvan, et see on ka teema, mille eest on vaja palvetada, et Hiina ja Venemaa ei astuks sellesse sõtta. Sest selge on see, et tegemist on just nimelt Hiinale varba peale astumisega. Eks ole ju, Hiina saab väga suur osa sellest naftast, mida Venezuela või naftast, mida Iraan sanktsioonide vastaselt tootis ja müüs allapoole turuhindu ja see on väga oluline osa Hiina majanduse nii-öelda edendamisel ja nagu edasiviimisel. Sellepärast meil on väga tähtis palvetada, et nad ei sekkuks ühel või teisel moel siis sellesse konflikti. Selge on see teiselt poolt ka, et nüüd on Iraan tulistanud nii-öelda puusalt igale poole, nagu ma enne mainisin, ja ka Saudi Araabia on valmis oma õigusi kaitsma, mis on väga oluline. Aga jah, tähtis on see, et tõesti me palvetaksime, et nad alla annaksid, et neil ei oleks nagu enam õigust edasi sõdida. Kas on veel midagi, mida sa tahaksid välja tuua, mille eest meie kristlased siin Eestis võiksime selle olukorra valgel nagu palvetada? No nii nagu Puurimi lugu ise ei jäta mitte kedagi neutraalseks, nii ka tänane olukord ei jäta mitte kedagi neutraalseks. Siin on väga-väga selge nagu vahe selle kurjuse ja selle kurjusele piiripanekuga. Jumala sõna ütleb ju väga selgesti ka, et tema kõrvaldab kurja ja pahategijad oma palge eest. Ja ma arvan, et see on see, mida me näeme. See kurjus, mis on nagu hoovanud sellest režiimist, ei ole ainult, eks ole, see Iraagi-Iraani sõda ja ei ole ainult Ameerika mereväelaste tapmised ja kõik need sõjad, mida me nägime Liibanonis ja Jeemenis ja Süürias. See on olnud ka väga-väga ränk sõda Iraani omaenda elanikkonna vastu, eks ole, need pildid sellest, kuidas inimesi üles puuakse kraanadega avalikult selle eest, et nad mõtlevad teisiti, on väga-väga jõhkrad, aga samas ka väga selgeks nagu paljastuseks sellele, missuguse režiimiga on tegemist. Ma arvan, et me peame aru saama sellest, et lääne ühiskond ja lääne tsivilisatsioon põhineb piibellikele väärtustele. Me peame aru saama sellest, et need on juudeokristlikud piiblist ammutatud põhimõtted, mis on lääne tsivilisatsiooni aluseks ja on selle üles ehitanud. Ja lääs ei tohi hakata vabandama nende väärtuste pärast, sellepärast, et sedalaadi nõrkus on just nimelt see, mida sellised islamistlikud radikaalid, jõhkardid kõige suurema hea meelega ära kasutavad ja nad ongi seda teinud. Nad on ära kasutanud läänemaailma vabadused, nad on ära kasutanud läänemaailma õigused selle jaoks, et oma inimvihkajalikku ideoloogiat ellu viia. Ja see on väga oluline mõista, et see maailm, milles me elame, on tänaseks muutunud, et me ei saa vaadata selle maailma peale enam nende eilsete nii-öelda mallide valguses, et nii on ja nii peab edasi olema. Maailm on muutunud ja meil on tarvis aru saada, missugused tõed, missugused vaated, missugused seisukohad juhatavad riigid ja rahvad nii-öelda õigele poole ajalukku. Sest ma julgen seda ütelda, et sarnased vaated ja sarnased põhimõtted, mis toetavad mõrvarlikku, jõhkrat terrorit toetavat islamistlikku režiimi,
on määratud kaotusele, on määratud olema valel pool maailma ajaloos. Ja sel ajal need vaated ja need põhimõtted, mis siis peaksid riiki juhendama vabaduse säilitamise ja lääne ühiskonna väärtuste säilitamise suunas, nad on saanud oma alguse piiblist ja nad peavad nii-öelda nendes väärtustes, selles väärtusruumis nagu edasi elama. Nii et selle tõttu Iisrael on nagu lakmuspaber. Iisrael ja rahvaste ja riikide suhtumine Iisraeli on selle tõttu nagu omamoodi test. Ja see on nagu, võid mõelda, eks ole, tulla tagasi meie Jeruusalemma palvusommikusöögi aluste juurde. Lihtne mõte, eks ole, palvetada Jeruusalemma rahu pärast. Aga see lihtne mõte tähendab tegelikult seda, et sa tunnistad Jumala õigust öelda, kus on tema pealinn. Et sa tunnistad seda, et piiblil tõdedel on autoriteet ja kui me kõrvaldame ja kui me üritame manipuleerida nende tõdedega või kuidagi neid moonutada, kui me katsume kuidagi kõrvaldada või välja viia oma nii-öelda väärtussüsteemist selle, mille Jumal on sinna sisse pannud, siis tulemuseks on katastroof. Ja seda on lääs näinud juba aastakümneid, aga ma arvan, et täna me oleme sellise eksistentsiaalse testi ees, et kas meil on julgust seista nende väärtuste eest, millele on meie vaba ühiskond üles ehitatud ja jääda vabaks, või me hakkame koogutama ja kummardama mingisuguste väärarusaamade läbi ühe teistsuguse maailmavaate ees, mis on valmis allutama ja mis on valmis sundima kõiki vabu inimesi astuma ühe sellise tohutu vägivaldse režiimi orjusesse. Sest see on täpselt see, mida tegelikult kavandatakse. Ja kas see meile meeldib või mitte, meil on väga oluline seda näha, et see on see, mis on plaanis, see on see, mis tegelikult sünnib ja meie ei tohi lubada oma vabadust meilt. Mitte keegi ei tohi meie käest meie vabadust röövida, kui me oleme valmis oma vabadusest loobuma, sest me sellest ka ilma jääme. Nii et ma arvan, et see on väga oluline seda mõista ja nende asjadest palvetada, et Eestimaa juhid, Eestimaa liidrid siis oma põhimõtetele truuks jääksid ja aru saaksid, kust need põhimõtted on pärit ja et Eesti valitsus jätkaks oma head koostööd Iisraeliga, millele on väga hea meel, et Iisrael ka oma saatkonna avas Tallinnas möödunud aasta novembris. Nii et usun, et siin on midagi väga head juhtumas ka Eesti ja Iisraeli teemal. Ja, aamen selle peale. Albert, Jeruusalemma palvusommikusöök on mitte lihtsalt üks erakordne sündmus, aga ma ütleks lausa nagu liikumine, mis kogub nii liidreid kui ka tegelikult iga ühte, kes oma vaimus tunneb ära selle tõe, mida sa just jagasid tegelikult sellest tänasest olukorrast, üldse Jumala tõe selle maailma kohta. Kas sa räägiksid meile palvusommikusöögiks, võib-olla lihtsalt ka praktiliselt vaatajatele kõigepealt, mis see on üldse? No, palvusommikusöökide kultuur on tegelikult juba üle 70 aasta vana. See oli Eisenhower, kes tundis ennast väga üksi Valges Majas ja kutsus oma sõbrad siis hommikut sööma ja palvetama koos temaga. Ja keegi ei osanud arvata, et sellest kasvab midagi väga massiivset ja võimast, aga sellest on kasvanud väga suur liikumine. Ja selle tõttu on kogu see palvusommikusöökide kultuur nagu saanud arusaadavaks väga paljudele kristlastele. Ja Jeruusalemma palvusommikusöök on miski, mis minu jaoks on ka väga imetabane sellepärast, et meil ei olnud aimu sellest, et Iisraeli president, tollane president siis Reuben Rivlin võiks selle idee nii-öelda heaks kiita. Ja 2016, see on siis juba nüüd 10 aastat tagasi, see täpselt umbes samal ajal ka juhtus, et ma jagasin Robert Ilatoviga seda mõtet, et selle jaoks, et luua ühte Iisraeli sõprade allianssi, oleks Jeruusalemma palvusommikusöök üks õige asi. Ja kui mina teda ei suutnud küll veenda,
Robert arvas, et ma peaks midagi paremat välja mõtlema, siis ta võttis minu ideed ja ta läks Rivlini juurde ja suutis seda Rivnilile müüa paremini kui mina talle. Nii et ta tuli tagasi Rivlini juurest, ütles, et tead sa mis, et Rivlinile see väga mõte meeldis, tema toetab seda, tema võtab need kristlikud liidrid enda residentsis vastu ametlikult ja toetab seda liikumist senikaua, kuni tema on ametis, mida ta ka tegi. Ja keegi ei osanud muidugi arvata seda, et hommikusöök, mida me plaanisime võib-olla iga-aastaseks heal juhul, kui me ellu jääme, see hakkab siis tegelikult ülemaailmselt Jeruusalemma palvushommikusööke läbi viima ja kujutad sa ette, et kui me nüüd 10. kord kokku saame selle aasta maikuus 26–28 Jeruusalemmas, on meil olnud siis 10 iga-aastast üritust Jeruusalemmas, aga 30 siis palvushommikusööki ülemaailmselt. Ja kokku siis 40, et kuidas äkki niisugune ilus ümmargune number kokku tuleb, mina seda küll ei oskaks niimoodi orkestreerida või seada, aga nii see juhtus. Ja meil on nüüd siis järgmine palvushommikusöök tulemas Kanadas, mis on väga oluline, sellepärast et kui sa mäletad, Kanada peaminister Stephen Harper oli väga tugev Iisraeli toetaja, aga temale järgnenud Justin Trudeau pööras laeva täiesti teisele kursile, aga Kanada 10, kui mitte 100 000 kristlased, kes armastavad Iisraeli, on hoopis teisel seisukohal kui tänased Kanada võimud. Nii et ma arvan, siin on midagi väga olulist, mis võib juhtuda, ma arvan, Jeruusalemma palvushommikusöögi töö kaudu Kanadas. Järgmine pärast seda on Fääri saartel öeldakse eesti keeles. Nii et Fääri saared on natuke lähemal Eestile, et võib-olla ka Eesti vaatajad saaksid tulla ja osaleda, kusjuures Fääri saared on väga erilised. Ma ei tea, kas sa oled sellest Fääri saartest kuulnud, aga 18 saart on ühendatud merealuste tunnelitega. Wow. Ülemistused ja millised vaated ja milline vinge saare riik. Ja nad väga armastavad Iisraeli. Nii et see on midagi erakordset. Nii et kutsume kõiki osalema. Albert, ma olen korduvalt kuulnud sind ütlemas ühte lauset, et kui juudid ja kristlased teevad koostööd, et siis ajalugu muutub, midagi juhtub. Kas sa tahaksid avada võib-olla viimase mõttena või teemana seda lauset, mida sa sellega mõtled? Igaüks, kes natukene ajalugu tunneks või ajaloo vastu huvi tunneb, paneks tähele seda, mismoodi võib-olla viimased 150 aastat seda minu teooriat kinnitavad. Nimelt, sa võid uurida, kuidas Inglismaal, Inglise aristokraatia, Lord Shaftesbury, Palmerston hakkasid mitte ainult piiblist aru saama, et Jumal toob oma rahva juudid tagasi Iisraeli maale, vaid hakkasid aktiivselt nagu astuma samme selle jaoks, et see juhtuks. Ja tähendab, kui Theodor Herzl, kes oli ajakirjanik, oma väikese pamfleti, see ei olnudki isegi raamat, avaldas, mille nimi oli Juutide riik, siis oli üks anglikani pastor, William Heschler, kes, kui ta seda raamatut nägi, läks väga pöördesse sellest ja ütles, et ma pean selle mehe üles leidma, siis kui ta leidis ta üles ilma sisse juhatamata, ta ütles, kus sa oled olnud, ma olen sind oodanud, tema oli teinud oma arvutused, et juutide lunastus peab algama aastal 1897, see oli 1896, et see raamat avaldati. Ja tegemist siis oli Ferdinandi, kes oli siis Saksamaa ühe nii-öelda aadel perekonna pere siis õpetaja oli siis Heschler, kellel olid kõik need kontaktid Saksa
aadelkonnaga ja valitsusega ja Villem teisega, siis keisriga. Ja nemad siis omakorda, kui nad said kokku, mõistsid, et nad saavad sarnaselt aru piiblist ja juutide olukorrast ja sellest, kuidas on vaja seda probleemi lahendada, mis siis parasjagu oli väga aktuaalne, oli just, eks ole, juutide tagakius tsaari Venemaal, mis põhjustas tegelikult miljonite juutide rändamise Ameerika Ühendriikidesse, mis siis rajas juudi kogukonna seal. Aga nad hakkasid mõtlema sellele, kuidas, kes ole siis nüüd on juut ja pastor, kristlane, Theodor Herzl ja Wilhelm Heschler hakkasid siis plaanima, kuidas luua juutidele rahvuskodu siis Ottomani Türgi impeeriumi pinnal. Mõtlesid, et see võiks olla Saksa protektoraat. Nad läksid ja rääkisid Van Plehvega Venemaal, kes oli nende pogrommide autor ja elluviija paljuski. Nad rääkisid Türgi pašaga lootuses, et neil on võimalik midagi muuta. Mitte keegi ei tahtnud midagi kuulda. Nad said kokku Wilhelm teisega Jeruusalemmast 1898, kui ta tuli. Esitasid oma palved, oma soovid. Ja keiser ütles sellised sõnad, et nii suur sümpaatia, kui mul ka on juudi rahva suhtes, on minul tarvis alati tõsta Saksa huvid esimeseks. Nii et teisisõnu ta saatis nad pikalt. Ja siis sa vaatad maailma ajalugu järgmise 15 aasta jooksul. Esimene maailmasõda, eks ole, Saksamaa kaotab oma positsiooni, oma asumaad, Türgi kaotab täielikult oma impeeriumi, lammutatakse, Venemaa näeb verist revolutsiooni. Ainukene riik, mis näeb teistsugust ajalugu, on Inglismaa, kes hakkas toetama seda sionistlikku liikumist. Theodor Herzl küll suri 1904, aga tema järeltulijad selles liikumises, Chaim Weizmann, osutus olevat see, kes päästis britid esimeses maailmasõjas. Keemikuna ta oskas siis tööstuslikult toota atsetooni, mis siis päästis nende sõjatööstuse. Ja siis, kui tema käest küsiti, et mida me siis saame teie jaoks teha, siis tema vastas, et ma tahaksin, et minu rahval oleks ka oma riik. Ja me teame edasi ajaloost Balfouri deklaratsioon. Balfour töötas väga lähedasti koos siis Weizmanniga. Võime tuua veel president Trumani ja tema juudist sõbra Eddie Jacobsoni, kellega nad tegid äri koos. Äri neil luhtus, nad läksid pankrotti, aga sõprus jäi. Ja tänu sellele sõprusele läks nii, et kui Truman tal oli täiesti villand kõigest sellest juudi teemast, et ta tahtnud mitte kedagi näha, siis õnnestus tema sõbral Jacobsonil tuua siis Chaim Weizmann Trumani vastuvõtule ja siis Truman sai asjadest aru teisiti, nähes ennast lausa kooresena, kes siis Iisraeli põgenikud tagasi lubab oma kodumaale, kuulutas tema 11 minutit pärast Ben-Gurioni riigi iseseisvuse väljakuulutamist, et Ameerika Ühendriigid toetavad seda. Nii et sa võid näha neid sõprussuhteid, mis siis tegelikult juutide ja kristlaste vahel olid, kuidas nad ajalugu muutsid ja need on lihtsalt võib-olla kõige eredamad näited, mis ma tõin, aga seda võib lugeda ja uurida ja sellest peab mitu raamatut lausa kirjutama, ma arvan. Nii et ajalugu tõepoolest muutub, kui juudid ja kristlased suudavad koostööd teha ja palvetada koos, siis hakkab ajalugu muutuma, nii et seda tuleb jälle korrata. Ja just. Ja loodetavasti meil on tulevikus veel võimalus sinuga sellel teemal rääkida, sest ma usun, ma tean, et Eesti kristlaskonna jaoks see teema on olnud see teema on suletud, nad ei teagi sellest ajaloost midagi ega sellest, mida sa jagasid ja ometi on see nagu keskne lugu piiblis, eks, et see on see, kust asjad alguse said, kuhu asjad tagasi lähevad. Albert Veksler, suur aitäh sulle. Me õnnistame sind siit Eesti stuudiost ja palume lihtsalt läbimurret ka Iisraelile selles sõjaolukorras ja tõesti ka kiiret rahu taastumist pärast seda. Nii et aitäh sulle veel kord ja oleme siis ühenduses.
Aitäh, Hanna-Kerli, ja soovin kõigile ilusat Purimipüha ja tõepoolest ilusaid muutusi maailma ajaloos. Aitäh!